ma nüüd mingi ühe asja peaks nimetama, mis mulle oluline või mingi läbiv joon oleks, siis ma nimetaksin mingit laulmust või voolamust. Minu jaoks muusika on ajaline kunst. See on muidugi selge, et muusika on ajaline kunst, aga tänapäeval suur osa muusikast justkui on ka justkui ajatu või seal ei ole nagu niisugust püüdlemist mingisse järgmisesse punkti või. Et ma tunnen, et minu muusika on selles mõttes konservatiivne, et ta nagu kogu aeg liigub mis. No varem siis, kui ma alustasin, siis mul oli selline, võib öelda, improvisatoorne laad töötada, et ma alustasin, võtsin mingisuguse motiivikese, kust ma alustasin ja siis ma hakkasin nagu vasakult paremale kirjutama, et see motiivikene arenes ja siis kuidagi arenes temast mingi järgmine või siis ma vastandasin mingi järgmise motiivikese ja siis sealt nagu arenes mingisugune lugu. Ja muidugi ma kogu aeg siis vaatasin, et see oleks loogiline nagu selle punktini, kus ma parasjagu olin, aga ma tegelikult ei plaaninud ette, kuhu ma nagu välja tahan jõuda. Siis hiljem ma üritasin ka nagu rohkem sellist skulptuurset laadi, et ma üritasin seda lugu ette kujutada ennem juba, mismoodi ta nagu peaks tulema ja siis nagu skulptor vabastab selle kuju kivi seest niimoodi kiht-kihilt. Läksin nagu edasi detailide poole. Aga samas mulle tundus ka natuke igavama selline tööviis. Endal oli natuke igavam, kui kõik oli selgelt plaanitud ja kõik ei funktsioneeri ka kohe sedasi nagu on plaanitud ja nüüd ma olen jõudnud ikkagi pigem mingi sellise sünteesini, kui ma improviseerin ja siis komponeerin ja vahetumisi. Kui nüüd algusest peale hakata, siis kõige rohkem raskusi valmistab muidugi selle tühja paberilehe ees istumine. Mul on üldiselt niimoodi, et mida suuremad piirid mulle seatakse, seda kergem on mul alustada. Et võib-olla mõnele teisele oleks see õnnistus, kui talle öeldakse, et tule, meil on siin üks festival, tee, mis tahad. Mina ei oskaks sellise ettepanekuga mitte midagi peale hakata. Nagu mind inspireerib just see, kui ma pean ennast sobitama kuskile mingisugusesse oludesse, kas mingisse kontserdikavasse või mingi koosseisule. See rõõm, mille ma muusika kirjutamisest saan, on võrreldav tegelikult aedniku rõõmuga oma lillepeenrast. Ma panen seemned maha ja siis vaatan, kuidas nad välja tulevad ja kitkun rohtu ja siis, kui lõpuks see peenar ilusasti õitseb, siis on nagu hea meel, et kõik seda ma olen teinud, aga mitte ainult mina üksi, vaid ka loodus. Ma arvan, et muusika kommunikatiivne aspekt on see, mis on võib-olla kõige olulisem. Et esiteks muusikat kirjutades ma justkui nagu kommunikeerun mingisuguse mõistatusliku maailmaga, kus need mõtted tulevad teinekord ise ka imestatud. Et kas mina siis mõtlesin sellise asjale. Ja edasi on see ka ju, siis sa suhtled nende interpreetidega, sa suhtled publikuga, et kui ma nüüd meenutan Jaan Räätsa sellist väga pragmaatilist vastust sellele küsimusele, et mis teid inspireerib, siis ta vastas, et tellimus inspireerib.
seda võid ühtepidi võib vaadata nagu väga sellise jah, ütleme, väga materialistlik vaatepunkt, et tellimus, näed, raha saab ja aga samas nagu midagi sahtlisse kirjutada, ilma et keegi teine seda kuuleks, et seda ma ei ole ka siiani teinud. Igasugune muusika, kõik, mida me kuuleme, kuidagi meid nagu mõjutab. Minuga on niisugune lugu, et mul need mõjud vahel võtavad väga kaua aega. Ma mäletan, et 80 aastate lõpus siis nagu minimalistlik muusika, Ameerika minimalistid jõudsid siia Eestisse. Mäletan väga selgelt, see oli, Leppo Sumera tuli Ameerikast ja võttis mõniku plaate kaasa ja siis mängis meile neid ette ja ma olin täiesti nagu mingis nirvaanas pärast seda. Mulle nii tohutult see muusika meeldis, aga tegelikult alles nüüd mingi 30 aastat hiljem nagu hakkab see minimalistliku muusika mõju kuidagi minu enda muusikasse jõudma, et kindlasti nimetaks oma esimest õpetajat Alo Põldmäed, et ilma tema julgustuseta mul ei oleks üldse seda mõtetki tulnud. Ja ka Eino Tamberg oma isiksusega oli ikkagi suur mõjutaja ja Leppo Sumera muusikaga nüüd on niisugused 3 Eesti õpetajat. Aga ütleme, maailma muusika suurkujudest ma nimetaksin Ligetit ja Messiaani. Soovitan proovida erinevaid meetodeid ja hoida silmad hästi lahti ja kindlasti ka Eestist mingiks ajaks eemalduda ja siis mingi hetk küsida, et mis on see minu eneseväljendus vajadus või milliseid meetodeid või milliseid vahendeid vajan nagu ma ise enda väljenduseks. Siis hakata seda oma teed otsima.